No nii, tere! Minu nimi on tõesti Tiit ja mõni sõna võib-olla tutvustuseks senikaua, kui mu suurepärane presentatsioon siia kuvatakse. Olen Pipedrive'is Head of Quality Engineering ja ma isegi ei tee praegu üritust, et seda selgitama hakata, mida see tähendab, aga võib-olla eesti keeles siis kvaliteedijuht on kõige lähemal sellele. Lisaks siis varem olnud Skype'is, ma olen tegelikult masinaõpet õppinud IT-mees, kes on saanud juura ja ärijuhtimise haridusega. Lisaks veel piloot Eesti Langevarjuklubis ja ka langevarjur, töötanud ka tandemiinstruktorina ja kuulub ka mulle osa Põhjala Pruulikojast, mis loodetavasti on teile tuttav. Täna ma siis räägin tegelikult 3 asjast. Ma räägin natuke sellest, et kuidas Pipedrive, mis on nii-öelda vana startup, on läbi 7 aasta kulgenud, kuidas see digitaliseerimine on sellele ettevõttele mõjunud. Mina olen Pipedrive'iga veetnud viimased 2 aastat, aga lugusid on sealt juba varasemast, mida ma tean. Seepärast, et paljud ka Pipedrive'is olevad inimesed on tegelikult Skype'ist pärit. Ja siis ma vaatan natuke nagu neid digitaliseerumise megatrende, just sellised, mis mulle huvi pakuvad, loodetavasti teile ka, ja siis mul on mõned teravad küsimused ka tulevikule, millele ma loodan vastuseid leida. Aga kui nüüd pihta hakata, siis ma ei saanud nagu sellest üle ega ümber, eks ju, et me kõik teame, mis on selle nädala põhiuudis. Ei ole paremat ajastust loomulikult. Security Day konverents reedel, eks ju, valimised 5 nädala pärast. Peab mõtlema, et kas see on siis nagu juhuslik või mitte või kas siin toimub midagi sellist, millest me täna veel endale aru ei anna. Aga ma tulen korraks selle juurde tagasi, ise seisukohta selles osas ei võta. Vaatame natuke Pipedrive'i. See on siis meie nii-öelda, kuidas ma ütlen, ametlik slogan, aga hästi lihtsalt eesti keeles öeldes Pipedrive aitab väikestel müügitiimidel keerulisi ja natuke pikemaid müügiprotsesse paremini hallata. Ja see põhineb sellisel nii-öelda activity-based sales kontseptil, mille on siis leiutanud Timo Rein ja Urmas Purde, kellel oli vaja just sellist tuuli omal ajal, et oma teenuseid müüa ja kes üritas ka mitme suure ettevõtte lahendusi kasutusele võtta, kuni nad lõpuks jõudsid sinna kohta, et me peame ise tegema ja Pipedrive ongi selle töö tulemus. See kontseptsioon põhineb siis sellele, et tähtis ei ole see, mis tulemusi saavutad, vaid tähtis on see, kuidas sa neid saavutad, ehk siis need tegevused, mida sa iga päev teed. Ja ma ei tea, palju on Pipedrive kasutajaid siin praegu ruumis, mõned võib-olla üksikud, jah, tööd veel on. Pipedrive sunnib sind tegema iga päev midagi selle konkreetse diili edasiarendamise nimel. Et minu enda näide, enne kui ma liitusin Pipedrive'iga, ma olin Lätis, arendasin ühte sellist ettevõtet nagu UAV Factory, kes müüs siis neid droone. Müügitsükkel on keskmiselt 18–36 kuud pikk. Ja ma võtsime tööle müügimehe, andsin talle Pipedrive'i, ütlesin, et kui see on Pipedrive'is, on see olemas ja kui seda Pipedrive'is ei ole, siis seda pole olemas. Ja 18 kuuga ettevõtte põhimõtteliselt 3-kordistas käibe. Üks müügimees ja Pipedrive tema tööriistaks. Et milline see toode siis on, või mõned faktid ka ennem, et nagu ma ütlesin, ta on nagu vana startup, ta tegelikult päris ju 7 aastat vana ettevõtte juba, 300 töötajat, päris mitmes keeles. Ma arvan, see on väga oluline ka, et ütleme, Skype näiteks omal ajal ka oli hästi kiiresti, oli 9-10 keeles saadaval. Ja päris palju kasutajaid juba üle maailma. Ja üllatavalt palju töötajaid, võib-olla te ei teadnudki, aga üle 300 töötaja 6 kontoris. Et meil Eestis on siis kontorid Tallinnas, Tartus. Just avasime Lissaboni, Londoni kontori ja siis on meil New Yorgis kontor. Ja väike siis Tampas oli ka väike customer support unit. Et investeeritud on päris palju raha. Seis on selline, et kui me ei kasvaks enam edasi, siis oleks mõne kuu pärast kasumis, mis on päris hea olukord ettevõttel. Ja Pipedrive ise, et kes ei ole kasutanud, siis siin natuke
näeb, kuidas ta nagu välja näeb, et mis on oluline siin on see, et tegelikult on, ütleme, 5-6 aastat tagasi 10-20 inimese poolt loodud lahendus, millest suur osa on endiselt kasutusel, aga millele on hästi palju nagu peale ehitatud. Ja nüüd ma käin läbi seda Pipedrive'i just sellest aspektist, et kui me võtame selle väikse startupi, kes alustas, ütleme, 7 aastat tagasi, siis mis on nagu sellest alles jäänud, mis on siis juurde tulnud. Ja alles on jäänud see, et tegelikult meil on sellised väiksed engineering'u tiimid, kus on nii product management kui design sees, et ta nagu self-sustainable unit nii-öelda, kes siis tal on endal vabadus valida neid tehnoloogiaid ja seda lähenemisviisi, et väga, väga vähe kirjutatakse ette nagu üldise engineering'u poole pealt. Ja see tegelikult toob selle, et meil on täna teenuseid, mis on toodud turule 1 päevaga. Ja see tegelikult, kes on natuke IT-maailmas kursis ja teab IT-projektide pikkust ja keerukust ja mida iganes, siis see on päris oluline, et suudad nii kiiresti oma ideed katsetada. Et põhimõtteliselt, kui sul hommikul on idee, päeva jooksul kirjutatakse kood, teine tiim tegeleb sellega, et see kood laivi panna siis sellisel nagu hallataval moel ja õhtuks on see featuur inimesel olemas, kui ta Pipedrive'i sisse logib, siis sellise kiirusega on väga raske konkureerida ükskõik kellel. Selleks, et seda enda lubada sellist nagu autonoomseid tiime ja sellist hästi kiiret lähenemist, meil nagu hästi palju paneme rõhku sellele, et kuidas värvatakse, et meil on keskmiselt, ütleme senior positsioonidele 6-7 intervjuud, võib-olla junior positsioonidele on miinimum 5 intervjuud, kuni siis founderini välja, et kas siis Martin Henk või Timo Rein intervjueerivad igat kandidaati. Et me ei ürita palgata samasuguseid inimesi, vaid me üritame palgata inimesi, ütleme, põhikriteerium on see, et sa ei tohi teise inimese päeva ära rikkuda. Et sa pead olema nagu normaalne inimene. Et sealt edasi tegelikult kõik oskused ja kõik muu tegelikult on ju õpitav, eks. Ja kui sa oled teiste selliste inimeste seltskonnas, siis sa ka paratamatult õpid. Ja võib-olla, kui nüüd mõelda tuleviku peale negatiivne aspekt, mis on endiselt nagu startupilik, on see, et see dokumentatsioon on tegelikult koodis. Et kui sa tahad teada, kuidas Pipedrive töötab, siis sa pead kahjuks koodi lugema, oskama koodi lugeda. Et võib-olla see dokumentatsiooni on nagu selle võrra vähem. Me oleme isegi üritanud mõned arhitektuuri pildid joonistada, aga paraku on see, et 2 kuu pärast on see out of date. Et ei ole seda ressurssi, kes seda kõike haldaks lisaks sellele koodile ka dokumentatsiooni. Ja mis on siis lisandunud? Ja see on nüüd väga huvitav minu jaoks ka, seepärast, et ma ise olen õilge mõõtmise fänn. Et see meetrika ja mõõtmine, mul tuleb täna just kell 4 meeting, kus on nagu monthly metrics meeting, kus me käime läbi 67 slaidi ja ma arvan, seal on lähes selline 100 graafikut, mis kirjeldavad meie äri. Ja need kõik genereeritakse automaatselt. Et me vaatame oma kasutajate käitumist, me vaatame seda rahalisest poolest, funktsionaalsuse poolest, vaatame oma kvaliteedi näitajate muutumist, kasutajate engagementit, kõike. Ja oleme hästi nagu data-driven selles mõttes. Ja kõike üritame visualiseerida põhimõtteliselt. Meil on väga tugev onboarding protsess, nagu ma ütlesin, meil on väga tihe värbamise sõel, aga siis, kui see inimene tuleb tööle, siis tegelikult ta saab 2 nädalat trilli. Et ta õpib toodet kasutama, ta käib customer services 3 päeva, ta saab loengut alates arendusprotsessist kuni oma tööriistade kasutamiseni, mida teeb ja nii edasi. Ja tegelikult, kui mõelda nüüd startupi peale, siis seal on tavaliselt, ütleme, tooteinimene, disainer ja hunnik arendajaid, eks ju, siis tänu nüüd meie suurusele on loomulikult palju lisafunktsioone tulnud juurde ka, et kas või minu enda funktsioon, milleks on siis quality engineering, mis on, ütleme, testimise ja tarkvara väljastamise automatiseerimine, on siis infoturbe funktsioon, arhitektuur,
palju selliseid rolle, kellel on nagu engineeringu mõttes või jah, on selline toetav roll põhimõtteliselt. Ja mis on veel lisandunud, on siis see, et tegelikult ettevõttena täna juba vastame nendele nõudmistele, mis siin puudutavad seda, et kuidas kasutajate andmeid hoitakse ja käsitletakse ja kellel on millele ligipääs, et see on ka tsentraalne. Nii, ja nüüd vaataks siis natuke seda, mis on nagu tehnoloogia, tarkvaratehnoloogial viimase 7 aastaga nagu muutunud, ja need on ainult mõned trendid, millel mina panen rõhku rohkem, eks. Et põhimõtteliselt on niimoodi, et riistvara on tarkvara täna. Et ei ole Pipedrive'is ja ma arvan ka teie ettevõtetes keegi kunagi ühtegi serverit enam näinud. Need on kuskil seal ja nad on suht paindlikult kasutatavad. Et see virtualiseerimise kasutus on tõesti läinud ju nii kaugele, et täna ma võin üksikut käsku ka virtualiseerida ja kasutada ära serveri ressursist nano osakese ainult siis, kui mul seda vaja. Et alates virtuaalserveritest, Dockeri konteineritest kuni lambda funktsioonideni. Et igat ühte, kui guugeldate, siis saate kohe aru, millest jutt käib, aga see virtualiseerimine on täiesti revolutsiooniline. Hästi palju on toimunud versiooni uuendusi ja hästi palju on sellist tasuta vabalavaralist tarkvara. Et sisuliselt on võimalik startup üles ehitada mõnekümne euroga kuus, mis puudutab infrastruktuuri ja koodi. Et sa maksadki Amazonile mõnikümmend eurot kuus, et nagu startida ja kõik kood, mis sa sinna oled pannud, on kuskilt kokku kopeeritud ja ära oma enda poolt integreeritud. Et need tööriistad, need komponendid, mis on ka kuskil backendis, on Facebooki, Google'i ja teiste poolt arendatud ja antud vabavaralisse kasutusse. See on tegelikult lihtsam, kui te arvate. Isegi mina suudan seda teha. Mis on veel lahe, on see, et kui 2010 ei olnud veel selge, et kus peaksid kliendi andmed paiknema ja kuidas neid peaks hoidma ja mis nõudmised sellele on, siis nüüd on nagu selle andmete residentsuse ja privaatsuses nagu asjad palju selgemad. Et ma arvan, paljud startupid ka võivad järgmine aasta peavad päris tõsiselt hakkama vaatama, et kui see Euroopa direktiiv läheb käiku, et kus nende kliendi andmed paiknevad. Aga vähemalt on selgus majas selles. Ja nüüd viimane, mis mind ennast kõige rohkem erutab loomulikult on see, et mina tulen tarkvara testimise maailmast ja ma tegelesin sellega 6 aastat Skype'is 2005–2011 ja me investeerisime tohutult raha testimisse, Skype'i testimisse. Meil oli isegi niimoodi, et meil oli mitu outsourcing firmat eri pool maailmas, kes testisid kogu aeg Skype'i ja nad testisid sama versiooni ja sama skripti alusel ja leidsid erinevad vigu. Et kõik töö tehti ette ära. Enne kui Skype'ist uus versioon välja läks, siis oli ta põhjalikult testitud ja me enam-vähem teadsime, mis probleemidega ta välja läheb. Siis ma Pipedrive'i tulles pidin täiesti ümber õppima. Et Pipedrive'i kvaliteedimudel ei põhine mitte meeletul testimisel, vaid kiirel reageerimisel. Ja kvaliteedimudel on üles ehitatud selliselt, et iga arendaja paneb ise tarkvara laivi iga paari päeva tagant. Et Pipedrive'i tarkvara uuendatakse kuskil 50–60 korda päevas. Ja teie Pipedrive'i kasutajana võite kindlad olla, et viimase 20 minutiga osa koodist on seal taustal vahetunud juba. Kui midagi peaks juhtuma, siis selle rollbacki protsess on umbes alla minuti ja uue fixi deploymenti protsess, tarkvara väljastusprotsess on kuskil 7 minutit koos testimisega. Et me mõõdame oma efektiivsust nagu minutitega ja see on oluline muudatus, mis puudutab nagu testimist. Ja tegelikult kliendid annavad andeks ka, sest nad teevad refresh ja asi töötab. Nii. Aga nüüd vaataks natukene selliseid megatrende, mida ma nagu üles korjasin selle presentatsiooni tehes, et jällegi üks presentatsioonid on jube head õppimise kohad enda jaoks, eks ju. Aga põhiline on ju see, et see digitaliseerimine ongi iseenesest megatrend.
et see on see, millest me täna siin räägime. See on see, miks me siin täna oleme. Ja peamiselt see mõjutab ju seda, kuidas me töötame või tarbime. Magamist mõjutab ka, aga ütleme 16 tundi päevast on kaetud nende muudatustega, mis digitaliseerimine kaasa toob. Ja nüüd võib-olla asi, millest nagu otseselt väga tihti ei räägita, on see, et digitaliseerimine ise ei ole asi iseeneses, vaid tegelikult küsimus on usalduses. Et rakendused ja selle tehnoloogia rakendamine ei ole digitaliseerumine, vaid sa pead õppima usaldama justkui uusi asju. Eestis on see väga hästi läinud ja siin võib-olla vastus ka eelmise presenteerija ühele küsimusele, et miks see avalik sektor on nii palju digitaliseerimisest nagu võitnud või miks neil nii hästi on läinud, on sellepärast, et tegelikult Eestis ju see usalduse loomine avalik sektori teenuste digitaliseerimise vastu algas sellest, et pangad ja riik leppisid kokku, et inimese identifitseerimine riigi jaoks, selle võib usaldada pangale. Ja me hakkasime sisse logima riigi teenustesse ju pankade nagu koodikaartidega. Et see käivitas tegelikult terve rea asju, milleks siis 2001 ID-kaart oli nagu tippnes sellega. Ja kui te tahate näha, kuidas täna luuakse usaldust, siis tehke läbi 2 registreerimisprotsessi. Üks on siis uue PayPali account'i loomine ja siis tehke kohe otse uue Coinbase'i account'i loomine. Ja siis te saate aru, kuidas mõne klikiga tekitatakse selline usaldus teis selle teenuse vastu, mida te kasutama hakkate, et teil ei ole mitte mingisugust probleemi seda kasutada. Et see on maailma tipptase, kuidas luuakse usaldust digitaalselt. Usaldus saab luua ka teistmoodi, näiteks teid pettes. Kui te lähete lennujaama ja lähete läbite turvakontrolli, siis ma võin öelda piloodina, et see on pseudo tunne või selline, et see on on või see on. Et on veel usaldusest mõned lood, kuna tandemistruktori on umbes 80 hüpet teinud, siis mind alati paneb imestama see, et inimesed tulevad lennuväljale ja siis nad usaldavad mind. Piloot istub seal samas lennukis, eks ju, ja seal on teised inimesed veel, eks, et see on nagu usaldusväärne, et sõita näiteks Ameerikasse, eks ju. Aga nüüd tuleb inimene tõesti, kes on valmis, kuna ta ise midagi teha ei saa, eks ju, hüppama täiesti võõra inimesega lennukist välja, siis ma olen lõppinud, et maailmas on 2 tüüpi inimesi, ühed on need, kes usaldavad ennast ja neile ma räägin sellest, kui palju need rihmad välja kannatavad, neid koormusi ja pingeid ja mis treening mul on ja nii edasi. Ja siis on teised inimesed, kes usaldavad teisi inimesi. Nendele ma siis räägin, et ma käisin ka hiljuti lapsega Horvaatias reisil ja nii lahe oli ja kuidas sinu lastel läheb ja nii edasi. Et jällegi neid samu asju tegelikult saame rakendada oma usalduse tekitamisel, digitaliseerumises ka. Täpselt samad teemad töötavad. Me peame lihtsalt leidma õige sihtgruppi. Nüüd see lollimaks kõlab siin ei ole halvasti, eks ju, aga fakt on see, et me jääme järjest lollimaks. See lõhe tippteadmise ja meie igapäeva vahel suureneb. Ja probleem on ju selles, et lihtsate teenuste loomine on tegelikult päris raske. Lihtsa teenuse taustal on päris keeruline lahendus üldjuhul. Ja see teenuste kasvav keerukus, sest me teeme nendest järjest lihtsamaid kasutajale, teeb meist teatud mõttes lollima, et me oleme sõltuvad sellest teenusest ja me ei saagi aru, kuidas see tegelikult töötab. Aga samas ma ei ole väga mures, et me jääme lollimaks, sellepärast, et tegelikult neid arengutsükleid on ju maailmas mitu korda juba läbi käidud, et ütleme, inimesed liikusid nagu metsast, eks ju, põllule, eks ju, siis läksid tehastesse, nüüd on nad kontoris ja nüüd räägime, et nüüd nad on varsti internetis, eks ju. Tuli meelde, et ma olen internetis aastast 91, ja, päris pikalt juba oldud. Et see kasvatamine, tootmine, teenuste pakkumine, et need muudatused on ju meil juba läbi tehtud, aga mis mind paneb muretsema selle juures on see,
et need muudatused on üldiselt olnud põlvkondadega nagu kuidagi põlvkondade kaupa või nad ei ole pannud ühte seda sama põlvkonda nagu tegema läbi mitut transformatsiooni. Aga meie põlvkond, mina on see X-generatsioon, eks, aga siis X, Y, nii edasi, see põlvkond peab tegema mitu muudatust läbi oma elu jooksul. Ja osad suudavad seda teha ja osad ei suuda. Et mõned näited veel siin USA tööministeerium ennustab, et 65% õpilasi, kes täna õpivad, tähendab 65% õpilastest neid töökohti, kus nad tööle hakkavad, ei ole veel loodud. Ole siis see õpetaja, kes siis peab õpetama selle info baasil, mis ta 10 aastat tagasi ise sai, asju, mida on sellel inimesel vaja 10 aasta pärast, eks ju. Et päris raske meil üldse mingit faktiteadmist edasi anda. Nii. Ja siin on nüüd mõned minu personaalsed hüpoteesid, saab näha pärast meie tagasi kerida või videost vaadata, kas oli õigus. Et see on siin paar asja. Me kõik tegelikult kasutame kontoris tööl üksteisega tööd tehes dokumente, suhtlema omavahel. Kasutame selleks erinevaid kanaleid, erinevaid formaate dokumentidest, Excel, Word, PowerPoint, kes mida. Ja siis me selle läbi nagu üksteisega suhtleme ja üritame nagu töö tehtud saada. Minu hüpotees on siis see, et 5–10 aasta pärast me lisaks dokumentide loomisele hakkame iga päev looma ka teenuseid. Need on sellised mikroteenused, mis toovad meile mingit informatsiooni või ühendavad 2 informatsiooniallikat üksteisega, sünteesivad midagi. Ja need teenused elavad meiega koos seal samas File Exploreris või ükskõik mis selleks hetkeks seal on, eks ju. Ja me tegelikult täna ei saa veel aru sellest, aga me iseenesest juba oleme neid asju teinud meie nii-öelda internetihiiglaste juures. Et kui te olete kas kuskilt Tripitis või mis see, no ühesõnaga, kui te kasutate mingeid vähegi keerulisemaid reisibroneerimissüsteeme näiteks, siis te olete juba automaatselt iseenesest, nemad on teie jaoks integreerinud ära selle bookingu, see tuleb teile e-mailiga, hüppab otse kalendrisse ja teil on see booking numbrid ja asjad kõik otse olemas, eks. Et sellised asjad muutuvad nagu ka äris igapäevasteks. Ja nüüd probleem siin veel sellega seotud on see, et nüüd need, kes päriselt oskavad koodi kirjutada ja nagu me kuulsime, neid on puudu kogu aeg, siis seda ressurssi tuleb hakata märksa mõistlikumalt kasutama. Seda ressurssi, kes päriselt oskab koodi kirjutada, ei tohi panna tegema selliseid lolle asju nagu tarkvara arendusega seotult. Igasugused päringud näiteks. SQL peaks olema meile kõigile nagu second language tegelikult. Peaksime oskama neid tabeleid töödelda ja päringuid ise teha. Eks. Sest kui me paneme programmeerija SQL-i kirjutama, siis see on waste of money. Andmete töötlemine, selle töödeldavale kujule viimine, XML-ist JSON-i parsimine ja nii edasi, see peaks olema meile second nature. See ei tohi olla mingi arendaja töö, sest see on loll töö arendaja jaoks. Igasugune API-de kasutamine, süsteemidest informatsiooni pärimine, ise kurli päringute koostamine ei tohi olla arendaja töö, vaid see peab olema meie töö, et me suudame seda teha ja teenuseid ise ehitada. Ja see tuleb, õnneks see tehakse meile lihtsamaks, nii et ma väga mures selles ei ole. Aga fakt on see, et seda ressurssi, mis meil täna päriselt oskab uut koodi kirjutada, on seda nii vähe, et seda peab kasutama märksa targemini. Ja kuna Pipedrive on siiski maailma mõistes veel väike ettevõte, siis ma natukene peatun sellele, et mis on need väljakutsed siis sellisele väiksele ettevõttele, mis digitaliseerimine kaasa toob. Need jaotuvad 3 gruppi. Esimene on siis nii-öelda consumer pull, mis võiks siis olla tarbija nõudlus näiteks. Teine on siis technology push ja siis on majanduslik kasu. Et consumer pulli all siis ma pean silmas siin seda, et tegelikult Pipedrive'is töötavad inimesed, kes teevad tööd. Nemad ootavad süsteemidelt, mida nad kasutavad ja tööriistadelt, mida nad kasutavad,
vägagi sarnast funktsionaalsust, mida suured internetihiiud suudavad pakkuda. Sellepärast Pipedrive'is näiteks ongi täielik vabadus võtta kasutusele mis iganes teenus. Ise see krediitkaardi kinni maksta ja expensida kui oma töö tegemiseks vajalik kulutus. Meil on kuskil 200 SaaS teenust kasutusel Pipedrive'is täna. Me oleme nüüd saanud selle kontrolli alla selles mõttes, et me teame, mis teenuseid me kasutame ja kui palju nendest maksame. Aga meil ei tohi olla töötajale mingisugust plokki, et ta ei saa oma tööd teha viisil, mis tema peab kõige paremaks. Eks ju. Muidu me ei suudaks panna teda kõige paremini tööle. Et tema on tegelikult oma töö tegemise, automatiseerimise jaoks kõige targem inimene sellel hetkel. Et tegelikult töötajad esitavad tohutu väljakutse oma firmades töötades nendele süsteemidele, mida nad kasutavad, seepärast nad on harjunud kasutama internetihiidude tohutut investeeringut kasutajadisaini ja kasutusmugavusse, mida Facebook, Google ja Amazon ja nii edasi pakuvad. Et sa ootad sellest temalt internal IT-lt nagu sarnast lahendust, mis on tegelikult võimatu ju, me saame aru sellest. Klient ootab samamoodi teilt, teie rakenduselt, näiteks Pipedrive'ilt, midagi sellist, mida võiks nimetada näiteks predictive analytics. Et ma teen midagi, mingid asjad juhtuvad. Samamoodi nagu siin olid näited, eks ju. Hommikul Hansa Luik rääkis, et tal on mingisugune video, seda jälitab. Sellega, et kus ka autoõnnetusi vist jälitavad teda selles videotes, et see AI on nii loll, et pakub talle kogu seda sama jama, mida ta pidab vaatama. Aga ja veel on huvitav on see, et see consumer pulli osas on ka see, et inimesed tegelikult jagavad enda andmeid täiesti kontrollimatult ja lihtsalt tasub küsida, panevad kõik kirjana. Ja nüüd on ettevõtetel tohutu vastutus, et siis seda päriselt nagu kasutada niimoodi eesmärgipäraselt, et see kliendi andmed oleks nagu kaitstud ja õieti kasutusel. Ja Technology Push, ma arvan siin, ma juba mainisin seda dokumendist teenuseni, et ma arvan, see on kindel asi, mis tuleb, sest ma ise täna juba töötan nii, ma kasutan seda, ma arvan, see on nii lihtne tegelikult, ainult süvenemise küsimus. Mainisin ka seda, et pilvetehnoloogiad teevad riistvarast tarkvara, teevad riistvarast nii väikesed tükid, et üks päring lihtsalt kuskil jookseb korraks ja sa maksad selles 0,000000001 senti. Ja siis sa võid lubada endale miljoneid päringuid ilma selle kulude üle muretsemata. Kindel trend on muidugi interneti kättesaadavuse kiirus ja ma ei räägi siin praegu siin Eestist või midagi, ma räägin nagu maakerast üldiselt, et tegelikult on ju suht normaalne oodata, et kui sa suvalisse kohta lähed, siis seal oleks connectivity olemas. Ja see ei ole ka väga kaugel, see on üsna lähedal. Selle eest hoolitsevad jälle meie tehnoloogia hiiud. Ja 2 viimast asja, mis ma arvan, esitavad nagu technology pushi osas nagu tohutu väljakutse, on see blockchaini tehnoloogia kasutuselevõtt, mis teeb tegelikult kõigest hästi kontrollitava, aga samas anonüümse. Et ma kujutan ette, et näiteks 20 aasta pärast on kõik minu andmed nii riigi kui ka erasektori käes kaitstud blockchaini tehnoloogiaga, mis jätab absoluutselt igasuguse jälje maha minu andmete kasutusest ja mina suudan põhimõtteliselt libistada slaiderit, kas ma avan rohkem oma andmeid ettevõttele või riigile või vähem. Kui ma näiteks avan rohkem andmeid ettevõttele, siis ma saan mingeid teenuseid, mis varem ei olnud mulle kättesaadavad, või nende olemasolevate teenuste hind langeb minu jaoks. Või kui ma avan rohkem oma andmeid riigile, siis näiteks võib minu maksukoormus hakata vähenema sama kiirusega, kui ma seda slaiderit liigutan. Eks. Et see võiks olla see visioon, mis annab igale ühele võimaluse toimetada just nii, nagu ta tahab, aga samas kogu infra oleks kaitstud ja blockchain on väga lubav tehnoloogia selles mõttes. Mis puudutab siis masinõpet, mis on siis teine selline väga suur technology push trend.
Pipedrive on juba täna paaris kohas kasutusel. Ma kohe räägin sellest. Aga ma räägin võib-olla ennem selle economic benefits'i ära, ehk siis see, kus see digitaliseerumine peaks nagu avama meil neid uusi tuluallikaid. Et kui me vanasti rakendasime infotehnoloogiat protsesside optimeerimiseks, siis ma arvan, me tulevikus järjest rohkem rakendame infotehnoloogiat nagu tuleviku modelleerimiseks. Et meil ei ole nendest protsessidest nii palju enam välja võimalik pigistada. Me peame hakkama nendest protsessidesse andma sisendit läbi sellise predictive analyticsi masinõppe tulemuste ja siis katsetama erinevaid asju. Ja mis on veel huvitav, on see, et tegelikult uued tehnoloogiarikkad ettevõtted skaleeruvad näiteks kas või börsil või skaleeruvad üldse niivõrd palju kiiremini, mis tegelikult on ka näha, et tohutu raha läheb börsist juba mööda, ta läheb nagu sellistesse instrumentidesse, mis skaleeruvad nagu kiiremini, paremini ja riskid tegelikult lähevad ka järjest alla seal, et see on ka, ma arvan, mida digitaliseeritum ettevõte on, seda suurema valuationi pealt ta suudab raha tõsta ja seda vähem omanikud peavad käest ära andma, et kasvada. Ja siis viimane asi, mis on selline või digitaliseerimise megatrend ja siin ma laenan kokku, varastan kokku quote, aga andmed on uus õli. Ma olen seda juba paar korda vihjamisi maininud, aga ma uurisin ka välja, et kes selle kõige esimesena ütles, oli selline härra nagu Clive Humby ja tema on siis peaarhitekt Tesco klubikaardi programmis, et selline matemaatik. Et tema ütles, et andmed on uus õli, aga andmetes pole mitte midagi kasu, sest nad on rafineerimata. Ehk siis tegelikult andmed tuleb ära töödelda, viia kasutatavale kujule ja tuua igapäevasesse protsesside sisse. Samamoodi nagu me kasutame täna õli või naftat ja ta jõuab meile kas või siia selle plastiku näol siia lavale. Eks. See on naftast tehtud. Ja mul on mõned küsimused tulevikule. Aga ma kerin korra minevikku tagasi. Räägin ära selle veel, et kuidas Pipedrive täna kasutab oma andmeid. Ja te veel ei tea tegelikult sellest. Et esimene on siis see, et meil on masinõppemudel, mis ennustab seda, et kas teie uue Pipedrive'i kasutajana hakkate maksma Pipedrive'i eest raha. Ja siis me kuvame seda informatsiooni, kui meil on kommunikatsioon teiega läbi customer support'i või läbi müügiorganisatsiooni. Ja see on päris tõhus, see on 96% täpsusega täna. Seda arvutatakse iga päev ringi. Teine on siis selline masinõppe algoritm, mis hindab teie käitumise põhjal seda, et kui tõenäoliselt te lõpetate Pipedrive'i kasutamise. Ja siis annab meile ette teada sellest mõni kuu. Ja siis me saame midagi ette võtta sellega. Ja kolmas masinõppemudel, mis läheb varsti käiku, on siis see, et kui teie sisestate Pipedrive'i uue diili, siis teie tegevustest lähtuvalt selle diiliga ja selle diiliga seotud ettevõtte kuuluvusest kuhugi tööstusharusse ennustatakse teile selle diili tõenäolisus võidu suhtes. Ja see on täielik killer, kui see tuleb. Nii, aga tuleviku küsimused. Ma uristan nad siin kiiresti ette. Üks huvitav nüanss, või milles ma ise olen nagu mitu korda põrkunud, on see, et kas need Uberid ja nagu Airbnb'd ja Skype isegi oli disruptive või selline murranguline tehnoloogia teatud mõttes, eks ju. Et kas nende aeg on nagu möödas või oleme ainult nagu alguses? Ma peaaegu vahepeal uskusin, et regulatsioon ja reeglid ja kõik tapavad selle innovatsiooni ära, eriti just Euroopas näiteks. Aga nüüd ma tegelikult hakkan veitselt ikka kõhklema, eriti just toetudes blockchaini viimase aja tegemistele. Ma arvan, et need mudelid
on väga palju veel, mis vajavad lõhkumist ja väga palju ruumi on veel innovaatilistele startupidele. Siis teine asi on see, et kuna minu omandiõigused on seadusega kaitstud riigis, siis minu andmed tegelikult ei ole. Ja see probleem on see, et minu andmed on seaduse piire ületavad või riigi piire ületavad, eks ju. Ja ma tahaksin aru saada, kuidas nad on siis kaitstud. Enne kui ma jõuan sinna, millest ma just rääkisin, kus ma neid slaiderid nihutasin, eks ju. Ja nüüd võib-olla Eestile omane küsimus ja tulem tagasi selle eelmisele presentatsiooni juurde, Ivo tegi, et millist juhtimist tuleb rakendada, et erasektori digitaliseerimine suurendab. Millised need inimesed peavad olema, mis visiooni nad peavad kandma, kus nad hariduse peavad olema saanud, kus nad läbi peavad olema käinud, mis ettevõtetest, mis profiiliga nad peavad üldse olema. Sest selge on see, et senised juhid seda ei ole teinud. Midagi peab muutuma, muidu muutust ei teki, eks. Ja muidugi selline vähe globaalsem muret tekitav koht on selles, et meil on juba täna tohutu vahe digitaalse võimekuse osas, mis puudutab riike. Et kuidas see, milliseks see kujuneb tulevikus? Sest meile märkamatult võidakse meid nagu ära rünnata ja välja lülitada sisuliselt. Et need asjad on nagu sellised küsimused, paneme mõtlema, mõned on veel, aga jah, las ta praegu jääb. Aga see vist oli kõik. Aitäh teile. Mul oli hea meel olla siin. Aitäh, Tiit. No teie majas vist seda tööjõupuudust ei ole või? Kusjuures, mis on huvitav, me oleme 2 aastat järjest palganud ligi 100 inimest ja see aasta, eelmine aasta palkasime 100, see aasta oleme juba kuskil 70 peal ja on alles september. Summades ka räägime? Sa mõtled palkasid? Jah. Me maksame väga head palka. Selge pilt. Asi selge. Kui koodi kirjutate, et loll töö ära võtta, kas meil on siis ikka 7000 inimest puudu? Ma usun, et tegelikult see on üks koht, kus tuleb see ümberõppe sisse ja siis see võib-olla leevendab seda, seepärast et see, et sa suudaksid API päringut koostada või SQL-i kirjutada või JSON-it parsida paari tuuliga, see on umbes 2 nädala küsimus. Päriselt. Ma ei tee naljana. Ma ise õppisin seda 2 nädalaga. Ausalt? On ju? Jaa. Et who am kidding, ma ei ole programmeerija. Ma olen viimane kord puutusin Linuxit, kui seda veel seostati Linus Torvaldsiga, eks ju. Hea küll, meil on siin täna tegelikult päris vähe räägitud ikkagi ka sellest turvalisuse probleemist ja kuna see kenasti tõid sisse sõna usalduse, siis püüa kujutleda, mida tooks kaasa see, kui tõesti häkitakse nüüd ühte riiki. No ärme nimeta seda siis Eesti riigiks, ka Venemaa siin Zaapadi raames on igasuguseid huvitavaid uusi riigi nimesid välja mõelnud, aga kui see näiteks tabaks ühte meie riiki ja elektrisüsteem lööks vankuma, mis jääks usaldusest alles? Vot siin on see asi, et ma ise usun hästi palju sellesse, et meil on võimatu seda reaktsiooni ennustada nagu ette, aga kui me vaatame varasemaid sarnaseid nagu olukordi, mis on näiteks põhjustatud looduskatastroofidest, siis on riike, kus kõik poed viiakse kaubast tühjaks, eks ju, ja on riike, kus inimesed kogunevad kirikutes ja annavad üksteisele suppi. Missugune see Eesti on? Vot see on väga hea küsimus. Ma arvan, et on piirkondi, kus poed lähevad tühjaks, eks ju, ja on piirkondi, kus inimesed kogunevad kirikutes, annavad üksteisele suppi, eks. Et tegelikult see on uskumatult suur see inimese võimekus selles olukorras hästi hakkama saada, sellest ma usun. Kas ID-kaardi lugu tegelikult ka õgvendas inimeste usaldust? Ma loodan, et mitte, minu oma küll mitte, mina endiselt hääletan kindlasti ja olen ka siiamaani alati hääletanud. Ma üldse hakkasin hääletama tänu e-valimistele, come on. Nii et kui e-valimisi ei tule, läheb pigem kirikusse suppi jagama kui valimisjaoskond? No ma ikka siis lähen valimisjaoskond. Küll. Saalis küsitakse, et ütlesid, et inimesed jagavad oma andmeid valimatult, mida arvate, kas samal ajal tõuseb inimeste poolt tohutu kisa, kui keegi julgeb teemaks võtta riigi või ettevõtja poolt sisuliselt nende samade andmete avaliku jagamise?
no siin ongi natuke see, et tegelikult sellises vaidlustes kaks erinevat seisukohta, mis seost ei oma, vaidlevad omavahel. Et inimene, kes seda oma andmed jagab valimatult, ei saa aru, et ta seda teeb ja siis, kui ta oma andmeid kuskil näeb, siis ta imestab, et kuidas see küll on võimalik, eks. No inimese lollusel ei ole ka tegelikult väga palju piire, et see on suht piiritu ressurss, et Einstein ütles ka midagi taolist, et kaks lõpmatust on olemas ainult kosmiline inimeste rumalus, kusjuures selles esimeses pole ta sugugi kindel. Just, et eks see on nagu hariduse küsimus ja harituse küsimus. Aga see nüüd süveneb. Kas siin võib Ivoga nõus olla? Mina usun, et tegelikult, ja ma tõin oma ettekandes ka välja, et ma arvan, et me harjume üsna kiiresti selle uue reaalsusega. No kuule, meie lapsed harjuvad kindlasti, aga ma arvan, isegi meil on lootust, et me kirjutame seda koodi varsti ja loome neid teenuseid ise ja muidu me lihtsalt ei saa hakkama ja turg teeb oma töö ja annab meil uued oskused ja suudame neid rakendada. Siin peab tulema ka mingisugune šokk turu pealt, et me lõpetame nende andmete valimatu jagamise? Jah, hea küsimus. Mingisugune virtuaalne looduskatastroof võiks ju olla, eks ju. Loodetavasti keegi ei saa surma. Nii, läheme siis tehisintellekti juurde jälle. Kas lähitulevikus ei leevenda see koodikirjutajate koormust veel? Ma usun, et leevendab, eriti just hästi lihtsate korduvate tegevuste näol kindlasti AI muudab lülitab inimese sellest tegevusest välja sisuliselt, et aga originaal, ütleme, uut innovatsiooni AI tegema ei hakka, eks ju, see on selge. Ta ikkagi jääb selleks mõttemudeli automatiseerimise tuuliks. Saa AI siis tegelikult lahendab ära ka selle 7000 inimese probleemi? Jään vastuse võlgu, ma ausalt ei tea. Ma arvan, et võib-olla Eesti puhul küll, sest siin digitaliseerimise tase on suht madal veel. Kui kaua selleks aega võib? Ei oska öelda. See on täiesti utoopia. Kui näeb palju potentsiaali blockchainis, siis mis on arvamus krüptorahast? Väga palju on viimasel ajal selle krüptoraha tõelisest väärtusest juttu olnud, eks ju, et inimesed ei saa aru, kus see tuleb. Et see, et krüptoraha väärtus on nõudluse põhinev, ei jõua inimestele kohale. No. Ja see nii volatiivne on nagu arusaadav, eks ju, et see ei ole usaldust tekitav ja ilmselt siin on mingi mull käsil praegu. Pigem ostaksid kulda või bitcoini? Seda nüüd rahvas ei küsinud, aga... Väga hea küsimus. See on usu küsimus mõlemal kohal. Ma ütlen niimoodi, et mul ei ole ei kulda ega bitcoini. Ei hõbedat kulda tulevad Eesti sportlased jälle MM-ilt tagasi. Hää küll. Kas on veel Tiidule küsimusi? Kui Tiidule küsimusi ei ole, siis müüst oma Pipedrive'i teie südametesse maha. Ei ole kahju. Töötage koos. Kõigile kasu. Aitäh!